vaatame siis, kuidas luua sellist lihtsat tekstiülesannet, kus õpilane saaks siis harjutada jäägiga jagamise oskust või kus ta peab rakendama siis jäägiga jagamise oskust. Siin on kasutatud siis kahte juhuslikku täisarvu, mis ma olen siis valinud endale sobivas vahemikus. Muutes neid täisarve, muutub ülesande raskusaste. Siis samamoodi on kasutatud ka kahte sisendvälja, et õpilane saaks vastust sisestada. Ja ma saaksin kontrollida, on kontrollinupp, ehk tähendab õpilane saab ennast kontrollida. Ja siis uue ülesande genereerimine. Kui me praegust loeme, et talunikul on kanad, siis võtame uue ülesande, on vanaemal võtid, siis on näiteks naabrinaisel nandud või siis taluniku pardid. Ja niimoodi natukene ülesannet muutes, koos sellega, et ka need arvud siin ülesandes muutuvad, aga juba kui ma muudan siin kahte sõna, siis oleks nagu erinev kogus ülesandeid siin. Tegelikult on üks sama ülesanne põhimõtteliselt, sest lahenduskäik on samasugune. Ja kui osata sellist ühte ülesannet teha, siis väga lihtne on ka natukene teksti muutes, samu oskusi kasutades luua järgmine ülesanne. Vaatame siis praegus, kuidas sellist munadega ülesannet teha, mis on hästi tüüpiline jäägiga jagamise ülesanne. Nii. Alustame jälle juhuslike arvude loomisega. Juhuslik täisarv. Valime siit käsu. Minimaalne väärtus võtame 10, maksimaalne 20, tuleb jälle selline õpilase jaoks kerge tekstiülesanne. See arv on meil nüüd siis munade koguse jaoks, jah? Samas kui ma tahan, ma võin ka kirjutada, et muna võrdub juhuslik täisarv 10–20. Ehk siis tuleks arv muna. Ja? Et mõnel on võib-olla niimoodi lihtsam neid ülesandeid teha. Järgmise juhusliku täisarvu me loome siis selle jaoks, et kui palju siis ühte karpi muna läheb. Kasutan jälle noolt ülesse, et saada see juhusliku täisarvu käsk uuesti endale ette. Ja ütleme nii, et karpi läheb 1–10 muna. Olgu 1–10 muna, ütleme, et võib-olla kuskil special poes pakutakse ka ühe kaupe muna. Ma küll ei ole näinud, aga las ta praegust olla. Tõetruu huvides võib-olla oleks seal tõesti mõistlik, et oleks 2 miinimumarv vähemalt. Et sõbrapäeva munad. Üks muna endale, teine muna siis sõbrale. Hea koksida. Nüüd me mõtleme välja, et kes võiksid olla need tegelased. Seal oli näha, et esimene tegelane oli siis kas naabrinaine, talunik. See tegelikult tähendab ühe loetelu loomist. Ja sisendreale trükkides looksulgu te vahele siis erinevaid tegelasi. Ma olen kõik alustanud suure tähega, sellepärast, et see sõna läheb lause algusesse. Ja mitte ma ei kirjuta siia naabrinaine, sest et lause tuleb, et naabrinaise kanad või naabrinaise emud või vanaema kanad, talunik, mitte talunikmunad, vaid talunikumunad. Et siin tasub seda lause süntaksit juba meeles pidada. Loomulikult pärast saab neid muuta, kui sa näed lauses, et ta näeb kohmakas välja. Ja seda loetelu võib ka rohkem täiendada. Siin võib olla nii mitu tegelast, kui sa heaks arvad õpetajana. Ja vajutades enter, tekib loend 1. Teine loend siis võiks olla siis nende jaoks, kes siis need on, kes seal munevad.
Mina olen välja mõelnud siis seda, et kanad munevad, haned munevad, vutid munevad, pardid munevad, pärlkanad, jaanalinnud, emud ja nandud. Rohkem ma ei osanud siia lisada, ehk ma panin kõik need, keda ma tean, kelle mune süüakse. Ja kui tuleb kellelgi veel mõni hea mõte, et ta teab, et mingid mune süüakse, siis loomulikult võib seda nimekirja jälle täiendada. Et loetelu tekiks, vajutan jälle Enter, ehk tuli loetelu L2. Me saame juba praegu minna teksti koostamise juurde. Ehk meil on olemas arvud ja meil on olemas siis need muutuvad sõnad siin. Me saame valida sisesta tekst. Klõpsata umbes selle koha peale, kus kohas tekst peaks peale algama. Ja nüüd siis me tahame esimeseks sõnaks valida juhusliku elemendi loendist L1. Kui ma siit valin lihtsalt objekt L1, siis tekib mulle siia L1 ja ma näen kogu loendit. Kui ma tahan siit juhuslikku elementi, siis ma kirjutangi siia juhuslik element, alustan sulgu ja see vaade läheb kohe korda, kui ma siia taha nüüd panen lõpetava sulu. Ehk praegust on see juhuslik element taluniku. Nüüd kahe sõna vahele tühik ja lisan järgmise objekti. Nüüd ma tahan L2-st. Ehk taluniku, kas siis nandu munad või siis on nad siis kanamunad. Muidugi võiks ju täiendada ka, et musta kanamunad ja pruuni kanamunad, et kui tahta, aga mina piirdusin siis sellega, et on lihtsalt kanamunad. Juhus. Nii. Johanna pärlkanad. Ja nüüd see tekst võiks edasi minna, et munesid, mitu muna ja munade arvuks valisime me siis A, 12 muna. Ma teen seda akent natukene suuremaks. Nii. Tabakis munad siis ja nüüd jälle mitme kaupa. Selle saame siit arvust B kaupa ja mul on tunne, et rohkem siia ühele reale väga ei mahu. Ehk ma vajutan Enter ja jätkan järgmiselt realt. Nii, kui ma olen oma tekstiga rahul, vajutan OK. Ma näen, et minul on see vaikiv pandud meediumi teksti kohta, ma iga kord seda muudan. Tegelikult on lihtsam ükskord need vaikivad tekstid ära muuta. Aga kuna see ei võta aga liiga palju aega, siis ma ei ole sellega tegelenud. Nii, tekst on olemas. Ja praegu, kui ma siin klõpsan, siis põhimõtteliselt midagi ju ei muutu, et see naabrinaise sõna ei muutu ja nandud ka ei muutu. Selleks me hiljem loome siis nupu, et uus ülesanne või uued andmed ja siis vastavalt hakkab muutuma siin. Nüüd hakkame valmistama siis ette lapse vastamist ehk loome siis tõeväärtused. Kuna ta vastab 2 pesasse, siis meil on 2 pesa jaoks vaja selle kohta, et kui ta on midagi sinna sisestanud või siis, et kas vastus on õige. In1 paneme võrdne siis false. In2 ka. Ja tegelikult ma võin ka tulla siia In2 ette kirjutada siia oig
ehk ma ei pea seda uuesti trükkima, oiksus 2 lõin esimesena, nüüd siis õigsus 1 ka loodud, tõeväärtused loodud. Nüüd, kuna vastatakse arvudes, siis ma tahan luua ka vastuse jaoks arvud. Kirjutan vastus 1 on võrdne 3. Kui ma tahan, et see oleks tekst, siis ma pean ta jutumärkidesse panema ja siis tähti kasutama. Aga kui ma kirjutan vastus 1 võrdub 3, siis ta defineerib ta arvuna ja vastus 2 jaoks ka. Nii on mul 2 arvu olemas. Nüüd saame minna juba siis sisendväljade lisamise juurde ja veel on siis nupud pärast lisada, jah? Esimene sisendväli. Võtame siit sisendväli. Siit, kui me valime, siis lisame nagu sisendvälja, aga siis, mis tekib meil tekstiväli. Et siin on, mina ka kasutan kord nii, kord naa neid mõisteid, et lisame sisendvälja, aga tekib tekstiväli. Et nägite, siin on nüüd juba tekstiväli, jah? Nii. Ja pealdiseks ma kirjutan vastus, ehk siis ma ei pea eraldi teksti looma, et vastus on see ja siis see sisendvälja pesa tuleb eraldi, vaid ma jätan siis selle pealdise siin ette nähtavale ja koostan siia täis sai ja jätan ka siia tühiku siis, eks ole, et see kasti tuleks kohe pärast i-d, vaid oleks seal väike tühik vahel. Ja lingin nüüd selle vastus 1-ga. Ütlen okei. Ja ma teen kohe ka teise tekstivälja ära ja alles siis muudan neid. Ehk lõpsan siin kõrval. Kirjutan siis selle lause lõpu. Karpi, ehk täis sai mitu karpi. Ja mune jäi järgi ja jälle lisan siia tühiku ja lingime vastus 2-ga. Nii. Nüüd jälle paremire klõps omadused. Kõigepealt siis stiilist pikkuspaika. Näiteks 3 ühikut pikk. Jah. Tõstame ta võib-olla siia lähemale. Teise nüüd saan ka siia loogiliselt paika tõsta. Ja teisel ka võib-olla ta seal 2 või 3 ühikut pikk. Ja joondamine jälle, et kuhu poole ma joondan. Näiteks valime siin keskele, et see arv oleks keskel. On võib-olla silmale kõige mugavam lugeda. Olemas. Veel, mis on muutmata, on tekstiväljal dünaamilised värvid, ehk lisavõimalus, dünaamiline värv punane. Jälle, kui in 1 on meil võrdne true'ga, ehk sinna midagi kirjutatud. Ja õigsus 1 ehk oig 1 on meil võrdne valega ehk false. Enter. Ja saame siit mugavasti kopeerida. Muudame selle viimase ära true'ks. Ehk kui pesasse on kirjutatud ja õigsus on õige. Tekstivälja 2 jaoks ma võin tegelikult siit selle kopeerida, tulen tekstivälja 2. Aga mul ei tohi minna meelest ära, et ma pean siin 1 asendama 2-dega ja enter ka vajutama. Ja see on jälle, seda false'i ma juba isegi kopeerimisel kaasa haarama, ma võin ainult selle esimese otsa võtta, et lihtsalt siis trükkida ilma kustutamata. Nüüd selle kohta juhendis on nüüd pandud niimoodi, et
et määraväärtus in true'ks nupu kontrolli all, aga ma mõtlen, et mõistlikum on seda vast isegi teha siin skriptimise all. Ehk tekstiväli 1 võtame skriptimine peale klõpsu, ehk kui sinna lahtrisse on midagi sisestatud, ehk sinna sisendvälja. Ehk me võiksime tegelikult siia kirjutada, et määraväärtus. Siis ta on minu arvates loogiliselt õigem. In 1 true. Nii. Ja võin siit seda sama kopeerida tekstivälja 2 jaoks, aga siis jälle ma pean mäletama, et siin on vaja 2 panna. Nii, nüüd siin automaatselt ta muudab selle käsu nagu viisakaks, et tema arvates peab olema siin M ja V suured, ja kui siia tagasi tulen, näete, siis siin on ka kohe juba ära muutnud. Ehk selle in ehk sisestamise väärtuse mina paneksin siit, kuigi juhendis on ta mul praegust pandud, et kontrolli nupuga muudab seda. Et seal kontrolli nupuga võiks ta muuta siis ainult siis õigsuse väärtust. Nii. Paneme siit kinni ja kontrollime. Kui ma siia kirjutan 33, klõpsan mujale, siis näete, in läks true'ks. Ahaa. Nüüd ta läheb kohe. Nojah, nüüd on meil olukord, kus vastus on vale, aga õigsus on samal ajal olemas. Siis ma pean, jah, siis ma siin eraldi niimoodi ei saa, et poolikut, et ma pool asja panen siia tekstivälja alla ja pool asja siis nupu alla. Siis peab ikkagi mõlemad asjad nupu alla panema. Mul on selline tunne. Aga vaatame lõpuni ja video lõpus siis muudame selle ära, kui see meile enam ei meeldi. Ehk loome siia siis nuppu kontrollimiseks ja uue ülesande jaoks. Sest poole ülesande pealt võib midagi tunduda, et see on nii, aga see ei pruugi nii nagu olla, kui ülesanne on lõpuni lahendatud. Nii, võtame siis sisend välja, nupp. Klõpsame jälle umbes selle koha peale, kuhu me tahame, et ta tuleks. Kontrolli. Ja nüüd kontrolli. Siia ma panen selle. Ehk kui see ei toimi, siis me toome siia määraväärtused innid juurde, et in 1 milleks ja in 2 milleks. Aga kui see toimib, kui me oleme selle ära teinud, siis me seda muutma ei hakka. Muidu teine võimalus on see, et ilma kontrolli nuputa siis selle kirjutan siia, siit ma praegust ei näegi seda tekstivälja ja sinna sama skripti lisaksin veel selle ja tekstiväli 2 skripti lisaksin veel selle. Et nii saab ka teha. Okei, aga me katsetame järgi selles videos, et kuidas õnnestub. Ehk kui ideed tekivad käigu pealt, mis siis teha? Nii, uus ülesanne. Ja nüüd siia on küll vaja siis kirjutada jälle olulised, et värskenda konstruktsiooni, selleks, et arvud muutuksid ja et ta loendist võtaks siis uued tegelased. Ja et see in 1, in 2 kirjutatakse valeks ja õigsused samamoodi valeks ja vastused kustutatakse. Okei. Nii proovime uus ülesanne. Kontrolli, siin ei muuda midagi, aga kui ma nüüd siin klõpsan, muudab ta punaseks. See tähendab tõesti, et niimoodi ei saa nii, et pool on kontrolli nupu all ja pool on siis selle tekstivälja nupu all. Võtame siis siit tekstivälja omadused. Võtame Ctrl C, kustutame siit ära, tuleme nupu alla, kleebime ta siia maha ja tekstivälja 2 alt võtame, Ctrl X-iga võib ka siit kohe ära lõigata. Tuleme jälle nupu ühe alla ja toome ta siia kokku
Nii, võtame uus ülesanne, paneme siia mingi arvu, siia ka mingi suvalise arvu, kontrollime, aga kui me nüüd siis vaatame ja arvutame, siis peaks panema, et siin on 2 karpi ja vaatame, mis ta ütleb meile, kui seal on tühi. Jätab punaseks, ehk ta ootab, et siia tuleks siiski 0, sest et kui küsitakse, mitu muna jäi järgi, siis peab vastama, et ei jäänud järgi. Vastasel juhul ei ole õpilane öelnud midagi. Ainuke viga nüüd niimoodi, et kui siin pealdiste ees nagu neid tekste kasutada, on see, et ma ei saa siia punkti järgi panna. Nüüd on küsimus, et kas ma matemaatikuna ei pane seda tähele, et mingi punktikene käib lause lõppu, või siis lisan teksti, mille sisu on ainult punkt ja ma panen selle punkti siia lause lõppu. Mina ütlen ausalt, mina olen alati suhteliselt hoos nende ülesannetega olnud ja ma ei ole neid punkte tähele pannud, et mingi hetk ma mõtlen selle peale, aga tegelikkuses ma unustan üsna tihti sellised kohad ära, mis ei ole just kõige parem. Nii. Selle sama ülesanne baasil saab väga palju uusi ülesandeid teha, et muudad loetelust teksti, et ma ei tea, Mari korjas õunu